Kasutajatest. Kasutajate jaoks on ERPLis eelnevalt loodud valmis 4 kasutajagruppi. Selleks on administraatorid kõikide õigustega, välja arvatud üks, mis on väga põhimõtteline ja selleks on muuta müügiarvel kuupäeva. Kui see linnukene on pandud ja salvestatud, saab teha kõiki müügidokumente mineviku, aga ka tuleviku. Ja vastavalt aruanded müügikäive võtab ka selle kuupäeva järgi siis dokumendi oma aruandesse. Laokanne toimub niikuinii ikkagi selle laokande tekkimise hetkel ehk dokumendi kinnitamisel. Eeldusel, et muidugi on tegemist sellise müügidokumendiga, millega ka kauba liikumine kaasneb. Kindlasti on administraatoril õigus kõikidele teenustele, nii ERPLi backend, kassaprogramm, kõik muud rakendused, mis on üles ehitatud ja API kui suhtlusvahend, näiteks ERPLi backendi ja kassa vahel, aga ka ERPLi ja raamatupidamisprogrammi mooduli ERPLi Books vahel, samamoodi kõik Telema liidestused on üle API tehtud ja loomulikult ka kõik erinevad e-poe lahendused on ka API käskudega ja vastavad õigused peavad olema. Antakse siis teatud parameetri linnukestena, aga siia loetletakse ka kõik erinevad moodulid. Moodulite arv võib varieeruda vastavalt, mis moodulid on lisatud. Näiteks töökäskusid siin praegu ei ole, sest sellel kontol konkreetselt töökäskude moodulit lisatud ei ole. Nii et siin võib olla erisusi. Vaatamise all, näiteks kliendid, ehk siis kas klientidega saab seda teha. Vaatamisel on siis alternatiiv, et kui on tühi, siis see kasutajagruppi kasutaja ei näe ühtegi klienti, üldse ei näe. Enda lisatud tähendab, et näeb siis ainult enda poolt salvestatud kirjeid ja kõik näeb siis absoluutselt kõiki kliente. Üldiselt on väga raske müüa, kui kliente ei näe, eks ju, et seepärast on ka kõik siin praegu. Lisamine, kui linnukene on, siis saab lisada, kui linnukest ei ole, siis lisada ei saa. Muutmisega sama lugu ja ka kustutamisega. Kustutamine võiks jääda vaid administraatorite teha, kui võib midagi soovitada. Tihtipeale ajab segadusse, et mis mõttes arveldust ei olegi määratud. Arvelduse all peetakse silmas arvelduskäskusi, ehk tegelikult see on selline pigem kommunaalteenuste valdkond, et igakuiseid rendiarveid väljastatakse ERPList, aga ka näiteks näitudele põhinevad vee, elektri, kanalisatsiooni arveid ehk täiesti teine maa. Et selleks, et ERPLis müüa, peab arvetel olema õigusi antud. Nii et arveldus on natukene midagi teist. See eeldab arvelduskäskude moodulit ja selle kasutamist. Nüüd seevastu müügiesindajad on võib-olla kõige enam ülevaatamist vajav kasutajagrupp. Nimelt õigused on küll müüa nii kassas kui backendist, kuid väga piiratult juba. Ja kuigi palju on õigusi ka ostutellimuste osas, aga võib-olla sõltuvalt kasutajast tuleb siia ka muudatusi teha.
Ehk antud puhul näiteks see konkreetne kasutajagrupp ei saa muuta juba kinnitatud ostutellimusi ja ostuarveid, et muuta hinda või näiteks valuutakurssi, kui on teises valuutas sisse ostetud või midagi sellist. Küll aga saab muuta ostutellimusel hindu, et ei pea võtma tingimata neid hindu, mis programm ise informatiivse või viimase ostuhinna alt vastavalt välja pakub. Ja kustutamisõigusi ei ole. Ja ka muutmisel on piirangud ainult enda lisatud kirjetel. Tegelikult kassat ei ole eeldatud, et ta oleks see isik, kes teeb kassas päeva alustamise ja lõpetamisi. Kui ta aga on, et ta teeb nii jaemüüki kassa kaudu kui ka hulgimüüki backendi kaudu, siis peaks siia lisama ka vastavalt päeva alustamise ja lõpetamise kirjete nägemise, lisamise ja ka muutmise. Ja see on ka seotud kassas võib-olla sisse-väljamaksudega, et ta võiks võib-olla näha, saada lisada ja kas siis muuta kõiki või ainult enda lisatud kirjeid, vastavalt nii, kuidas vajalikuks peetakse. Ja loomulikult kõik tehtavad muudatused tuleks siis salvestada. Lisaks on võimalik ka lisada või vaadata kassiiri õigusi või kasutajate gruppi. Siin on üldiselt antud siis õigusi vaid kassas müüa, et back-endi asja ei ole, aga kindlasti käib kassaga koos ka API, sest suhtlus ERP-i serveriga käib üle API. Ja siin on juba väga vähe õigusi, saab küll muuta müügiarvel hindu, ehk me saame ka kassas hinna ära muuta, saame teha allahindlusi ja muuta hinda ilma tšekita tagastuse korral, vaadata ja salvestada pooleli olevaid müüke. Aga loomulikult on siin õigusi nüüd täpselt nii palju, kui palju kassa jaoks otseselt vaja on. Ehk jällegi võib ka siia siis anda rohkem õigusi, kui see kassiir peaks saama ka midagi muud teha, siis võib-olla peaks kaaluma üldse, et muuta selle kasutajagruppi hoopis, et kassiirist hoopis müügi esindajaks. Raamatupidajad on küll ligipääs kõikidele teenustele, kuid tegelikult on nad ainult vaatlejad, et nad saavad kõiki asju vaadata, ise ei saa nad mitte ühtegi kirjet lisada ega ka muuta. Aga kui on nüüd vajadus lisada uusi, siis siit lisa kaudu tulekski panna, näiteks on lao juhataja, näiteks stock manager, ma panen vene keeles võib-olla selle sama, et ta tühjaks ei jääks. Sellel ongi ligipääs ikkagi ERP-ile võib-olla ainult, aga nii kuidas vaja on. Kuna ta on lao juhataja, siis tal on õigus küll muuta igasuguseid ostudokumendi ja arvelevõtmise mahakandmise akte, võib-olla korrigeerida lao seisu otse tootekaardil, muuta ostutellimusel hindu, võib-olla muuta ka kinnitatud ostutellimuse ostuarveid, muuta toodete miinimum ja soovitavaid laokoguseid võib-olla, et tellimusi saaks teha. Ilmselt ei saa talle keelata lao- ja ostuhinda. Kui see on soov välja lülitada, siis peab hästi palju õigusi vähemaks võtma, et tegelikult siis ei tohiks olla üldse ligipääsu aruannetele, ekspordi raamatupidamisse, sest siin on ka näha ostudokumentidel ostuhinda. Ka ise ei tohiks aruandeid saada genereerida aruandegeneraatoriga, ei tohiks näha ka ostuarveid, arvelevõtmise akti, mahakandmise akti ja hankijate hinnakirja, kui see kasutuses on.
noh, ilmselt ta peaks hankijaid nägema, võib-olla saama ka lisada, aga kui palju siis muuta, nii kuidas vaja on. No ilmselt peab talle andma ka õiguse ikkagi aruannetele, sellepärast et noh, tegelikult lao aruannet tahaks ta ilmselt võtta ja võimalik, et tal on vaja ka mingisuguseid õigusi ise aruandeid genereerida. Ilmselt peaks ta nägema ostudokumente, saama lisada ja ka muuta, kas siis enda poolt lisatud või kõiki. Tooteid peab ta paratamatult saama näha, võib-olla peaks saama ka ise lisada tooteid ja neid ka muuta. Lao liikumisi ehk laost lattu liigutamisi, arvele võtmisi ehk laoseisu suurendamisi, mahakammisi ehk laoseisu vähendamisi, kui midagi on katki läinud või pahaks läinud. No ilmselt peaks ta saama teha ka inventuure, kes siis veel. Ja võib-olla veel, aga noh, need oleks siis need õigused, mida me antud juhul peame vajalikuks. Ja lisaks siis, et meil on kasutajagrupid, peaksime me seaded ja töötajad alt lisama ka uue töötaja, andma talle siis nime võimalik, et talle tuleks ka telefon ja e-post anda, aga loomulikult saab kõiki andmeid lisada, salvestada. Seejärel me lisame kasutaja. Vaikimisi kuvab programm meile mobiilivaadet, ehk noh, saab ka siit opereerida, aga ma soovitan venitada selle ekraanipildi laiemaks, et tuleksid ka tavapärased nupud siia nähtavale. Kasutaja nimi võib olla nüüd ka täiesti vaba, lihtsalt eesnimi, parool 8-märgiline. Parool tuleb ka teist korda anda ja samamoodi. Ja nüüd saab talle valida siis kõiki neid kasutajagruppe külge, et noh, kas või siis sama laojuhataja näiteks. Noh, ilmselt ta müügi allahindlusi ei tee, et noh, ta ei saa müüagi, nii et noh, ei oma tähtsust. Ta on seotud isikuga, kuna ta on isik, kes kassas ei müü, siis ka seda PIN-koodi ei ole vaja anda, sest see on vajalik vaid kassas kiireks vahetamiseks. Krediidilimiiti ja keeldu ei pea ta andma, küll aga teha arvelevõtmisi mahakammisi, aga ka kassast tühistamisi ta tegema ei pea, tagastustest rääkimata, sest ta ei müü ja salvestame. Ja võib siit minna siis tagasi ja leiame siit siis uue töötajaga, uue kasutaja. Ehk siin sõltub juba, kuhu tehakse vastav klikk. Kui otse töötaja nimel avaneb töötajakaart, kui tehakse otse kasutaja nimel ja venitakse laiemaks, siis on see kasutajakaart, kuhu saab muudatusi teha. Kui me klikime sõnal muuda, siis saab andes uue minimaalselt 8-märgilise parooli muuta selle kasutaja parooli. Näiteks nagu näete, keegi ei näe, mis paroole keegi saanud on, seda ei salvestata, ütleb lihtsalt, et parool on muudetud. Ja ka kasutajagruppi saab siit avada ja ka siit poolt saab siis teha siia vajalikke muudatusi. Ja nii saab siis kirjeldada absoluutselt kõik töötajad ja kasutajad. Ja nagu näha, siis kasutajal otse on ikka väga vähe õigusi ehk ainult nii palju, kui 3 viimast puudutavad näiteks puhtalt kassafunktsioone.
ja noh, 3 esimest võivad siis mõjutada tõesti laotoiminguid ja krediiti. Ehk siis see krediidilimiidi ja keelu määramine mõjutab müüki. Aga kõik õigused on ikkagi läbi kasutajagrupi enamikus.